Head Läänemaa inimesed, hea rahvas, te olete üritusel, kus te näete täna kõige kangemat erakonda Eestis, te näete kõige rokkivamat erakonda Eestis. Te vaadake seda saali, kui täis see on, ja te võrrelge neid pilte, mida te näete sotsiaalmeedias, kus meie praegune peaminister Kaja Kallas käib kohtumas rahvaga. Kui palju on seal inimesi? Vähe. Kui palju on meid? Palju! Suur tänu teile tulemast. Ja ma oma kõnes keskendun sellele, mis on meie põhilised pidepunktid, millega me kõik koos lähme nendele Riigikogu valimistele. Te teate väga hästi, et Reformierakonna juhtimisel me oleme olukorras, kus Eestis on Euroopa kõrgeim inflatsioon, kõrgeimad toidu esmatarbekaupade hinnad, kõrgemaid elektri- ja kütuse hindu annab otsida tervest Euroopast. Kuid Eesti inimeste palgad, pensionid ega toetused ei suuda enam selle kõigega sammu pidada. Meil ei ole kellelgi enam kindlust homse päeva ees. Ja me peame tegema kõik, et meie poolt tõstetavad palgad, pensionid ja toetused ei jookseks elukallidusele mitte järele, vaid ennetaksid seda. Me peame viima elektri hinna kiiresti alla, sest sellest ja ainult sellest sõltub meie ettevõtjate ellujäämine, meie majanduse tulevik ja meie perede toimetulek. See on poliitiline otsus. Ja EKRE teeb selle ära. EKRE tuleb meie inimestele appi. Kui EKRE oli valitsuses, me eraldasime Haapsalu raudteele suure summa raha. Me panime käima projekteerimised. Ja Martin Helme, tookordse rahandusministri kabinetis, toimus korduvalt nõupidamisi, mis kõik olid kantud vaid ühest ideest. Haapsalu raudtee tuleb. Kuid kohe, kui Reformierakond sai võimule, lükkasid nad Haapsalu raudtee teema laua pealt maha. Ja võtsid Euroopa taasterahastu rahad, mis raudteele olid juba määratud. Nad võtsid need ära. Ja nüüd kõik seisab. Kui EKRE saab uuesti võimule, me paneme esimese asjana uuesti käima Haapsalu raudtee ehitamise. Te kõik teate, et Haapsalu raudtee ei ole vaid rööpad. Haapsalu raudtee, see on võimas regionaalpoliitiline hoob. Haapsalu raudtee on rahvusliku majanduse ja elu taaskäivitamise projekt siin Läänemaal. Ja mitte ainult. See ulatub veel kaugemale. See ulatub ka Hiiumaale ja aitab ka sealset elu muuta paremaks, tänapäevasemaks ja kiiremaks. Haapsalu raudtee on turvalisuse projekt. See on elutee. Sõna otseses mõttes on see elutee, sest arvestades meie ilmastikutingimusi ja olematut teehooldust, mille Reformierakondlik valitsus on viinud miinimumini, tooks soe ja mugav ja kiire ja tänapäevane rongiühendus tervena ja turvaliselt koju meie emad, meie isad, mehed, pojad, tütred, vanaisad, vanaemad. Haapsalu raudtee tuleb. EKRE seisab selle eest ja alustab uuesti raudtee ehitamisega. Me lubame seda. Iga valitsuse ülesanne on hoida oma riik ja rahvas sõjast puutumata. Iseseisev kaitsevõime on võti ja rahu tagamine igale riigile. Reformierakonna juhtimisel me oleme olukorras, kus iseseisvat kaitsevõimet on aastaid nõrgestatud ja meie seninegi kaitserelvastus on laiali jagatud. Meil ei ole enam kindlust homse julgeoleku pärast.
suudab ja tahab tagada Eestis rahu ja julgeoleku. Me oleme aastaid rääkinud iseseisva kaitsevõime vajalikkusest, selle tugevdamisest ja sellest, kui ettearvamatu ja ohtlik on meie naaber Venemaa. Kahjuks ei tahtnud sellest keegi aastaid kuuldagi. Reformierakonna juhtimisel aeti aastaid Venemaa positiivse hõlvamise poliitikat, viisavabadust Venemaaga, taheti sõlmida äraandlikku piirilepingut, mis seaduslikult annaks Venemaale ära territooriumi, mille eest meie vanaisad vabadussõjas võitlesid ja mida Vene Föderatsioon nüüd jätkuvalt okupeerib. Reformierakond ei teinud mitte midagi, et hankida meile keskmaa õhutõrjet. Siis, kui see oli odav ja kättesaadav, nad ei tahtnud kuuldagi rannakaitsest, kuigi just see on koht, kus vaenlane meid esimesena ründab. Jah, saared ja Läänemaa on see osa Eestist, mis esimesena pihta saaks. Ja kui meie rääkisime aastal 2015 tsiviilkaitse vajadusest, elanikkonna kaitsest, siis teatas tookordne Reformierakonna peaminister Taavi Rõivas, seda pole vaja, sest Eesti ei valmistu sõjaks. Nüüd räägib Kaja Kallas meile iga päev, kuidas me oleme sõjas, valmistume sõjaks, hoidume sõjast, mida iganes. Aga fakt on see, et EKRE on kõigi nende asjade eest hoiatanud, mis praegu sünnivad. Ja EKRE on kogu aeg nõudnud, et iseseisva julgeoleku seisukohalt tehtaks neid samu asju, mida nüüd, alles nüüd paaniliselt üritatakse teha, kui sõda meie lähikonnas on saanud juba reaalsuseks. Paraku reaalseid relvi ei ole, on ainult hanked. Ja Putin kindlasti ootab aastani 2026, kui kõik meie Kustid ja Salmid ja Kajad ja Hannod raporteerivad talle, et nüüd me oleme valmis, nüüd sa võid tulla. EKRE tahab ja suudab tagada Eestis rahu ja julgeoleku. Meil on selleks plaan juba ammu olemas. Ja ainult meie oleme võimelised seda kindlate kätega ka teostama, mitte nemad. Meie. Kas teadsite, et EKRE on kõige demokraatlikum erakond? Konservatiivid ei taha ära võtta sinult otsustusõigust. Kui praegu valitsevad erakonnad, eriti Reformierakond, igapäevaselt tegutsevad selle nimel, tuues ettekäändeks küll julgeolekulukorda, küll rohepööret, et piirata kodanike põhiseaduslikke õigusi, siis meie ei ole sellega nõus. Ja ka teie ei peaks ega tohiks olla sellega nõus. EKRE on võidelnud kõik need aastad Riigikogus ja võitleb viimase veretilgani, et Euroopas välja töötatud ja sealtpoolt toore jõuga peale surutav vihakõne, et seda ei jõustataks Eestis. Sest see võtab meilt ära sõnavabaduse. See võtab ära meilt meie arvamusvabaduse. See võtab meilt ära meie tegutsemisvabaduse ja seob kindlate kätega ahelatesse meie mõtted ja meie eneseväljenduse. Vihakõne seadusel ei ole mingit pistmist demokraatiaga. See on lihtsalt üks osa niinimetatud liberaalsete ja niinimetatud progressiivsete jõudude katsest oma võimu säilitada ja oma võimu kindlustada, karistades poliitilisi oponente ja tasalülitades nendepoolset kriitikat. Eesti tuleb lõpetada absurdsete Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmine, vihakõne kriminaliseerimine ja meie majandust hävitava rohepöörde rakendamine. EKRE on võtnud endale vältimatu, aga väga raske ülesande. Kui me tahame, et Eesti jääks Eestiks, siis on meie esmane kohus taastada riiklik suveräänsus, taastada põhiseaduslik demokraatlik riigikord, kus austatakse kodanike põhiõigusi ja vabadusi, mitte ei kägistata neid kindlate kätega.
Me peame kiiremas korras lõpetama kontrollimatu immigratsiooni, mis muudab meid mõne aastaga vähemuseks meie enda kodumaal. Me peame kaitsma oma rahvust, oma keelt ja oma kultuuri kõigi vahenditega, sest seda nõuab meilt meie põhiseadus. Ja see on meie kohus omaenda rahva ees. Ja kõik valijad võiksid mõista, et meie oleme ainsad, kes on suutelised ja tahtelised seda kõike ka tegema. Meil ei ole vaja mitte mingit liberaalset demokraatiat, kus ainult ühtedel on õigused ja teiste omi rikutakse suvaliselt, vaid meil on vaja tõelist demokraatiat, sellist, mis ongi kirjas meie põhiseaduses. Ja lõpetuseks ütlen ma teie täie veendumusega teile kõigile. Tänane päev vajab kangelasi, julgust ja meelekindlust seista oma veendumuste ja oma isikuvabaduste eest. Me võime öelda, et tänasel päeval, kui praegune võim on kudumas meie ümber kindlate kätega tagakiusamise, sildistamise, tühistamise ja ideoloogilise tasalülitamise võrku, on EKRE kangelane, sest meie võitleme kõige selle vastu ja meie tahame seda peale 5. märtsi lõpetada. Aga me ei saa seda teha üksi. Me peame seda tegema koos teiega. Seetõttu olete tegelikult kangelased teie. Need inimesed, kes tahavad muutusi meie kõigi ellu, kes ei lepi selle tagakiusamisühiskonna loomise katsetega, kes ei lepi praeguse valitsuse poolt kohustuslikult peale surutud vaesusega, kõrgete hindadega, jabura ja harimatuse põhise rohepöörde juurutamise, kröönimise ja kokkuhoiu jutustamisega ning valivad EKRE. Ainult meiega koos on lootust muudatustele ja muutustele meie elus, meie riigis ja seda ainult paremuse poole. Valime EKRE, sest niimoodi me päästame Eesti.